Tere, minu nimi on Helen Sooveli-Sepping ja minu ettekande pealkirjaks on täna Tark ei torma, aja ja tervise seosed linnas. Ja järgnev paneel räägibki targaks olemisest, õnnelikuks olemisest ja kuidas see kõik on seotud meie endaga ehk meie tervisega. Järgneva 15 minuti jooksul soovin avada selle konverentsi põhiteema õnneliku linna mõiste targa linna raamistikus. Mis teeb targas linnas inimese õnnelikuks? On need andmed, mida inimese kohta kogutakse kuskile pilve ja neid modelleeritakse seal meie jaoks, et meie elu oleks korrastatud, et me saaksime korrastatult elada, või on see midagi muud? Küsime, kas tark linn tähendab hoopistükkis järsku tarku ja õnnelikke inimesi. Ettekandes arutleme, mis on tarkuse inimmõõde ja seda läbi 3 omavahel lõimitud vaatenurga, milleks on aeg, tervis ja elukeskkond. Tark ei torma on eesti keeles hea kõnekäänd, mis kutsub meid mõtestama oma tegevusi. Nõuab omamoodi tarkust mõtestada isiklikku aegruumi nii, et meil on aega vastanduda sellele, et meil on kogu aeg kiire, et me oleme kogu aeg omadega ummikus. Ja siinkohal ongi üks väike katse, üks väike küsimus teile, et millal te viimati kuulsite tuttavat või kolleegi vastamas teie küsimusele, kuidas läheb? Kuule, jube kiirelt läheb. Aga millal kuulsite vastust hästi, rahulikult, tasapisi? Moodsat ühiskonda kirjeldatakse tugeva fookusega efektiivsusele ja majanduslikule kasvule ehk teisisõnu heaolule. Kuid ometi on sellesse heaolusse sisse kirjutatud paradoks. Me püüdleme heaolu poole, kuid meil ei ole aega heaolu nautida või ei ole piisavalt aega. Ühiskonna krooniline ajapuudus on tõstnud ühiskonnas stressitaset. See väljendub stressiga seotud haiguste ja vaimse tervise probleemide kiires kasvus meie ühiskonnas. Samamoodi tekitab see kiirustamine tugevat negatiivset keskkonnamõju. Kiiruse hind on halvem keskkonnaseisund, sest kiirema elustiiliga kaasneb tarbimise kasv, mis omakorda tähendab näiteks prügistamise kasvu. Uuringud on selgitanud, et aeglasem elustiil on kasulik nii inimese heaolule kui keskkonna jätkusuutlikkusele ja säilenõtkusele. Maailmapank on näiteks välja toonud, et praeguse trendi jätkudes, ehk siis seda kiiret elustiili või ühe kiirenevat elustiili jätkates, toodetakse aastal 2050 3,4 miljardit tonni prügi aastas, mis on 70% tõus võrreldes tänasega. Maailmas, mis liigub kiiremini ja kiiremini, küsime, kuidas me leiame aega elada. Hiljutine suur Euroopa teadusprojekt uuris, millist tulevikku inimesed soovivad ja tulemused näitavad selget väärtuste nihet. Inimesed soovivad elada aeglasemalt ja lihtsamat elu, mis oleks lähedane loodusega, kogukonnaga, sõpradega ja perega. See Euroopa Horisondi projekt näitas, et see väärtusruum, mida inimesed üha enam ihaldavad, on seotud trendiga, mida saab nimetada aeglaseks elamiseks. Või siis lihtsaks elamiseks. Aga küsime, mis on aeglane elamine? Aeglane elamine on üks kontseptsioon, mis on saanud alguse tegelikult Itaaliast
ja seda siis toidukultuurist. See mõiste on tulnud toidukultuurist. Kui 1986. aastal asutas Carlo Petrini sellise aeglase toitumise ja aeglase söögi liikumise vastandudes McDonaldsi tulekule Rooma. Ja see liikumine, aeglase toidu liikumine või aeglase söögi liikumine on ka sünonüüm jätkusuutlikule, kohalikule, orgaanilisele ja täiuslikule toidule. Ja kui alguses oli see aeglane toitumine ainult toiduga seotud elustiil, siis 1999. aastal seesama mees, Carlo Petrini, asutas veel ühe liikumise, mille nimi on aeglased linnad. Ja see liikumine siis on kokku toonud neid linnu ja neid kogukondi, kes on motiveeritud sellest, et rääkida teistest kvaliteetidest ehk linnakodanike tervisest, autentsusest, söögist, kust see tuleb, millest see koosneb, milliste traditsioonidega need on seotud, millise kunstiga on need seotud. Aga aeglane elustiil tähendab ka teatreid, poode, kohvikukultuuri, restorane, mõnusat avalikku ruumi ja mitte risustatud maastikke. See tähendab spontaansust, religioosseid riitusi, traditsioone, rõõmu ja lihtsat ja rahulikku elamist. Niisiis võime öelda, et aeglane elamine, see tähendab kultuuri. See tähendab kultuuris elamist, meie kultuurimustreid, kultuuri kogemist ja see ongi üks targa elamise võti. Samal aastal, siis 1999. aastal, kui loodi see aeglaste linnade võrgustik, loodi ka üks teine liikumine. Selle eesotsas on Georg Bertelsen, kes asustas maailma aeglase või aeglususe instituudi, mille visiooniks on rahustage maailm maha selleks, et inimesed oleksid tervemad, õnnelikumad ja töises plaanis efektiivsemad. Samas, täna näitavad trendid, et meie, eestlased, tallinlased, oleme üha haigemad. Eelmisel aastal ilmunud Eesti inimarengu aruanne toob välja Eesti suuremate linnade, kuid eriti Tallinna puhul Tallinna kasvu, mis on rajatud inimeste vaimsele ja füüsilisele heaolule tähtsa avaliku ruumi ja rohelisuse arvelt. Pealinna elanikkonna ligipääs suurematele puhkealadele on märkimisväärselt kahanenud, kadunud on veel mõnikümmend aastat tagasi olnud rohevöönd Tallinna ümber ja see on asendanud eeslinna rajoonidega. Linnaelanike elukvaliteet, aga ka linnade rahvusvaheline konkurentsivõime on otseselt seotud linnaruumi ja linna loodusalade kvaliteediga. Nagu on näidanud tervisekriis siin viimasel 2 aastal, on rohealade olemasolu linnatingimustes ning linnaruumi kvaliteedi tõstmine just pealinna inimeste jaoks vältimatult vajalik. Ja siinkohal saame me rääkida 15 minuti linnakontseptsioonist kui ka hea 8- ja 80-aastase linnaruumi linnakontseptsioonist. Ja need mõlemad linnakontseptsioonid toetavad inimese tervisekäitumist. Nii et need on tegelikult märkimisväärsed numbrid, mis meie Tervise Arengu Instituut on välja toonud ja vaadates numbreid, kui palju
raha kulub iga aasta näiteks vaimse tervise otsestele ja kaudsetele kuludele, siis me teame kõik, et see valdkond on alarahastatud. Aga kui palju raha sinna tegelikult iga aasta läheb? Teine graafik, mida näidata tahtsin, on meie ülekaalulisus, kus Tõetamm Statistikaameti kodulehel toob välja, et Euroopa Liidu riikide võrdluses on Eestis ülekaaluliste elanike osatähtsus üks suuremaid ja 20 aastaga on ülekaaluliste laste arv Eestis 3-kordistunud ja järsk kaalutõus algab juba lasteaias. 2 aspekti, mis ma nende ebameeldivate numbrite valguses tahaksin välja tuua, on spontaanne linnaruum ja roheline taristu. Sest need on teemad, mis on omavahel väga tihedalt seotud ja on seotud ka meie tervisega. Ja lisaks sellele võib nendele kurbadele numbritele võib välja tuua, et ega Eesti ei ole siin üksi, vaid läänemaailm ja heaolu riigid on kõik nii vaimse tervise kriisi kui ka ülekaalulisuse pandeemia kütkes ning kõik linnad püüavad adresseerida neid terviseprobleeme. Maailma Terviseorganisatsioon on välja toonud, et üle maailma on meil üle 124 miljoni lapse, kes on ülekaalulised ja see arv tõuseb kiiresti. Ja nüüd linna kontekstis on oluline, et avalik ruum arvestab laste ja noorukitega, et neil oleks kuskil olla, et neil oleks võimalus liikuda. Meil on vaja ruumi, mis on laste vaimset ja füüsilist tervist toetav ja see ei ole bussipeatus. See peab olema koht, kus on lapsel võimalik palju liikuda. See tähendab, et see peab olema koht, mis võimaldab loovust, liikumist ja spontaansust ja mis veel oluline, kontakti loodusega. Ja miks kontakti loodusega? Siin on veel üks graafik kõigepealt, kus on näha, et läbi aastate Tallinna rohealade pindala väheneb, samal ajal kui Tallinnas võtavad parkimisplatsid ja sõiduteed rohkem pinda kui jalakäijatele mõeldud teed. Need on mõtlema panevad faktid. Ja kuidas on siis need rohealad, meie pargid, aga ka meie metsikumad osad linnast seotud meie tervisega? Nimelt otseselt. Muld ja meie bioloogiline mitmekesisus meie rohealadel määrab ära selle, kui terved me oleme. Ehk et meie soolestiku mikrobioom on otseselt seotud meie elukeskkonnaga. Jällegi uuringud näitavad, et kuna linnakeskkond on viimastel aastakümnetel vaesunud nii meil kui mujal linnades, siis tagajärjeks on nõrgenenud immuunsüsteem, vastuvõtlikkus igasugustele haigustele, allergiatele ja see on just kriitilise tähtsusega, kui me räägime lastest, et lastel oleks võimalikult palju saada loodusega kontakti ja kui vaadata nüüd seda pilti väikelaste mänguväljakult, mis siin välja on toodud või neid mõlemaid pilte, siis näete, et need ei ole kuidagimoodi sellised mänguväljakud, mis esiteks kutsuks esile spontaansust, loovust, aga teiselt poolt ka annaks kontakti lapsel loodusega. Et need on need mänguväljakud, kus meil täna lapsed valdavalt liiguvad. Põhjused, miks need mänguväljakud selliseks on viimase 5 aasta jooksul muutunud,
on mitmekesised, siin me võime pärast neid ka paneelis arutada, aga oluline on siinkohal meeles pidada, et looduslike materjalidega kokkupuude suurendab meie immuunsüsteemi, ehk seda tervemad me oleme, mida rohkem me looduses olla saame. Ja siinkohal just on oluline öelda ka, et mullaga peab laps mängida saama. Ja mitte ainult laps, vaid ka täiskasvanud inimesed. Ja lõpetaksingi oma ettekande mõttega, et 20% inimese tervisest määrab ära keskkond, kus me töötame ja kus me igapäevaselt elame. Ehk et väga tähtis on see elukeskkond, mis meid ümbritseb, sest õnn algab tervisest ja kui me oleme terved, siis me oleme linnas õnnelikud. Aitäh!